see võis olla veebruar 2021, kui ma siis veel ei muretsenud, aga muretsema hakkasin, kui kogu see piirkond muutus valulikuks. Ja siis oli juba trenni kehva teha. Ning mul oli tulemas märtsi alguses vaktsiin. Ja siis ma sain märtsi algul seda valulikkust kurta oma perearstile. Ja ma veel mõtlesin, et ma olen täitsa rumal, mida ma räägin. Aga igaks juhuks ikka räägin. Ja jumal tänatud, et ma seda tegin. Et sealt see lugu kõik alguse sai. Ja siin ma nüüd olen. Me üritasime jätkata tavaelu, et selles mõttes, et väga suuri muudatusi nagu, et ei tahtnud teha, et pead ikkagi eluga edasi minema, aga loomulikult iga otsuse juures ja iga tegemise juures sellel oma mõju oli. Ja kõige väga oluline roll on see tugi ja see emotsionaalne pool, et muidugi, et ravi pool sai jäetud ikka arstidele, aga mis nagu pere roll on kindlasti see emotsionaalne pool, et oleks nagu inimesel või kaaslasel siis see vaim tugev, et seda võitlust üldse läbi viia, et eks meie roll oligi see emotsionaalne pool, et toetada, leida neid tegevusi päevast või mis hoiab rõõmsana inimese ja et oli ilus aeg, kevad, suvi, tulev suvi, see oli väga hea ajastus nagu parimas mõttes ja ma pool näljaga ütleks kindlasti, et ma koristasin poole vähem ja ma lihtsalt lasin asjadel minna, mis enne mind hästi häirisid. Omad kiiksud, võib-olla tõesti sellise puhtuse koha pealt ja pseudoprobleemid. Ma lasin neil minna, aga see kõik juhtus niimoodi sammhaaval koos psühholoogiga. Et minul tuli koos diagnoosiga kohe mänguga psühholoog. Ja tema on mind hästi palju aidanud, suunanud, andnud häid mõtteid. Ma õppisin elama selle uue olukorraga ja just kui isegi selle tükiga, sest et tegelikult ta oli tuntav suve lõpuni ikka, kui siis keemia teda vähendama hakkas. Et sa tegelikult tunnetada iga päev enda südame all. Mõnele võib see olla vaimselt juba hästi raske, aga siis homme on uus ilus päev, päike tõuseb, et ma mõtlesin kogu aeg vast nii, et ma ei ole nii teki all ära kadunud. No, et jah, et kaaslane kindlasti peab jääma tugevaks, et isegi kui on mingid mõtted ja mured ja tuleviku ees on mingid hämarad pilved, et ega siis seda ei tohi välja näidata, et seda võib kas või käia psühholoogi juures või neid mõtteid jagamas, aga et naise ees peab ikkagi olema tugev ja pigem seda emotsiooni ikka üleval hoida ja leida neid alternatiive ja võimalusi, et huvitavaid asju koos teha ja et ikka see aeg oleks ilus ja meeldiv. Lilled vaasis õitseks ikka ja loob head emotsiooni, kui hommikul lähed kööki ja ikkagist on lõike lillvaasis. Minul isiklikult küll, tema on mul hästi tubli lilletooja ja ma arvan, et ka see lastega tegelemine ilmselt natukene õppimine koos läks võib-olla rohkem siis tema peale, kui mul oli kehvem olla. On ikka olnud neid hetki ja unisemaid päevi ja et ma saan kõige väiksema lapse võtta, minna näiteks lõunaunne ja siis teised on ju tema peale, et Aga kindlasti see haigus selles mõttes mingeid asju hakkab piirama, ja teatud asju ei saa teha, et mis just võib-olla enne inimesele positiivseid emotsioone pakkus, et siis võib-olla kaaslase roll oleks äkki siis aidata mõelda või leida siis alternatiive. Et mida võiks siis inimene teha, mida tõesti see haigus äkki piirab midagi, aga kindlasti sellega ei ole elu läbi, et on olemas ju muid asju, mida võiks teha või siis selle haiguse ajal, mida saab teha. Avastada midagi põnevat. Mina avastasin raamatu lugemise, aga see jäi mulle enne aja taha. Nüüd ma lihtsalt leidsin selleks aega, aga tema võimaldas mulle seda aja. Et ma olen krimkad avastanud ja psühholoogia ja mulle väga meeldib raamatu lugemine ja käsitöö, maalimine.
Ja siis ma juhuslikult ju kohtasin ühe kunstnikuga ja siis ma viisin nad Eglega kokku ja nüüd Egle tegeleb maalimisega. Et see oli samamoodi, et oleks jälle mingi väljund, midagi emotsioonidele, et oleks... Väga positiivne emotsioon on näiteks maalimine, et iga inimene võiks siis sellise haiguse ajal, aga tegelikult ma ütleks ka muul ajal üldse peeglisse ikka vaadata ja iseendaga tuttavaks saada. Et minul on see kindlasti olnud suures osas selline aeg. Eks see aasta me oleme üritanud ikkagi päris mitmeid asju teha, mida me muidu ei oleks teinud või oleks tulevikku lükanud. Eks need käimisi ja tegemisi ja neid on ikkagi ka rohkem olnud, et just selle jaoks, et see teekond oleks positiivsem. Ikka. Nii öeldes. Käime rohkem külas. Ei ole nii, et meil ei ole aega, tead võib-olla järgmine reede tulema. Ikka nüüd kohe siin ja praegu. Eglel on siin PERH-is väga tore psühholoog ja siis ka mind on mõned korrad sinna kutsutud. Ja eks seal on hea võimalus jagada oma mõtteid ja muresi või nagu ma enne ütlesin, kui need kõige mustemad pilved tulevad, et siis ei pea hakkama kodus seda kaasa sees lahkama, et siis see psühholoog on kindlasti see koht, kus saab seda käsitleda. Ja seal on ikka oma abi on kindlasti olemas, et kellel rohkem, kellel vähem. No kindlasti see võtmesõna on see tugi, et eks ja mitte ise langeda sinna masendusse ja et hoida positiivset emotsiooni ja võimalikult palju siis üritada seda just kaaslasele pakkuda. Et leida neid võimalusi ja hetki ja nautida seda aega ja olla toeks ja selle läbi siis innustada seda võitlust. Saame hakkama küll.